tere, armsad Puuduta mind saate vaatajad ja tere tulemast, Daali Kask. Tere. Sul on siin mitu ametinimetust, muusikapsühholoog, loovuskoolitaja ja coach. Jaa. Suurepärane. Et see siis, sinu töö keskendub siis kuidagi muusika ja psüühika sümbioosile või? Mis asja see tähendab? Jah, võib nii öelda küll, et ma võib-olla lähen siis ajas natuke tagasi, et kui ma kunagi oma valikuid tegin, kui keskkool hakkas läbi saama, siis ma mõtlesin, et kes minust võiks saada. Ja kuna ma olin muusikakoolis õppinud klaverit, siis mu esimene mõte oli see, et ma võiksin minna õppida muusikaõpetajaks. Aga kuna toonases konservatooriumis, praegu on see ümber nimetatud muusikaakadeemiaks, olid kõrgkoolidest eksamid kõige esimesena. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma juhuslikult sisse ei saa mingil põhjusel, siis ma lähen Tartu Ülikooli ja õpin seal psühholoogiat. Ehk siis, et huvi muusikaga ma olin tegelenud, huvi psühholoogia vastu, ehk siis see, miks inimene selline on, nagu ta on, oma erinevate reaktsioonide ja käitumisega on mind tegelikult kuidagi nagu lapsest peale huvitanud. Ja nii mu elu läkski, et ma tegelikult ikkagi sain konservatooriumisse sisse, alustasin muusikaõpingutest, aga hiljem peale konservatooriumi lõppu kolisin Eestist ära Stockholmi, kus ma elasin kokku peaaegu 15 aastat. Ja seal ma sain siis ühendada nii-öelda ka selle psühholoogia poole, et ma õppisin lisaks muusikaõpingutele juurde siis veel natuke psühholoogiat Stockholmi ülikoolis ja muusikapsühholoogiat ehk siis lähemalt seda, et kuidas helid ja muusika inimest mõjutavad, milliseid uuringuid on tehtud, kuidas neid võib-olla siis helisid ja muusikat ka teadlikumalt kasutada. Ja kõik see siis päädis tegelikult muusikateraapia õpingutega Stockholmi kuninglikus muusikakõrgkoolis, kus ma siis omandasin ka magistrikraadi ja töötasin Rootsis elades mitmeid aastaid kohe päris muusikaterapeudina. Väga huvitav, Eestis ei ole sellist muusikapsühholoogi väljaõppe varianti minu teada vähemalt. Jah, sellist väljaõppe varianti ei ole küll, aga pakutakse valikainena ikkagi võimalust õppida muusikaakadeemias. On kursusi, kus on võimalus siis oma muu eriala nii-öelda täienduseks tegelikult saada teavet selle kohta, et mida helid ja muusika nii-öelda inimesega teevad. Aga mida see muusikapsühholoog teeb inimesega või kuidas sina igapäevaselt inimestega töötad läbi muusika? No ütleme siis, et mul on tegelikult ongi 2 tegevussuunda, et ma neid muusikapsühholoogia alaseid teadmisi olen rakendanud tegelikult sellest hetkest peale, kui ma Eestisse tagasi tulin hoopis turundusmaastikul, aidanud paljudel nii-öelda avaliku ruumiga kohtadel nagu suured teenindusettevõtted, kaubanduskeskused, aidanud neil valida sinna sellist sobilikku muusikat, mis kõige paremini toetab seda kontseptsiooni, mis seal on ja mis ikkagi sinna keskkonda looks sellise mõnusa emotsiooni, et poes käik oleks tore käik, mitte see, et muusika lükkab sind ostukeskkonna ukse pealt tagasi või et hakkab kiiresti närvidele käima või tekitab veel mingisuguseid muid nii-öelda vastureaktsioone. Ja sealt edasi nüüd viimased, ma arvan, 10 aastat olen ma tegutsenud ikkagi rohkem sellel suunal, et luua originaalteoseid. Me oleme aidanud paljudel brändidel leida siis nii-öelda või luua neile endale siis sobilikku helikeelt alates oma helilogost kuni paljude muude väljunditeni välja, mida üks ettevõte või bränd nii-öelda turunduskanalites siis või turunduskanalitena kasutab, kuni siis ka originaalteosteni ikkagi avalikus ruumis. Ja möödunud suvel koos oma helipartner Ikevald Rannapiga, kes saatis tervitusi, oleme me tegelikult asutanud Eesti esimese helidisaini agentuuri.
ja meie lähenemine ongi tegelikult see, et luua teadlikke, mõtestatud ja terviklikke helilahendusi, et ei oleks nii, et ühes kanalis on juhuslikult valitud muusikapangast mingi üks lugu, teises kanalis on midagi teist ja teeninduspinnal mängib midagi kolmandat, vaid et see mõte on see, et kõik helid, mis ühte brändi ümbritsevad, et nad kõik moodustaksid siis sellise terviku, et kui inimene helistab kuhugi ja nii-öelda kuuleb ooteliinil muusikat, siis see ei oleks telekommunikatsioonifirma nii-öelda tunnusmuusika, vaid see oleks selle koha muusika, et see esmane kontakt kuni siis selleni, et ta jõuab kuhugi ja ta juba tunneb ära, et see on selle koha muusika või selle koha spetsiifilised helid. Kas mõni poekett on küsinud näiteks, et kuule, et millist muusikat võiks valida, et inimesed rohkem ostaksid näiteks, et natuke nagu manipuleerida ostjatega või mingit sükast emotsiooni tekitada? No otseselt inimeste manipuleerimiseks ei ole keegi mu poole pöördunud, küll aga ütleme niimoodi, et minu enda selline suur missioon või soov on olnud, ma tegelikult juba ka mainisin seda, et keskkonda, kus tegelikult on päris palju müra, et mitte tekitada sinna müra juurde, vaid et tegelikult aidata seda müra siduda siis nii-öelda sellisesse harmoonilisemasse tervikusse ja sobitada see valik ikkagi sellisel moel lähtuvalt kontekstist, lähtuvalt sihtgrupist, lähtuvalt ka sellest, mida inimesed selles ruumis üldse teevad. Kas nad on tulnud spaasse puhkama või nad on tulnud jõusaali trenni tegema või on see mingi väga spetsiifilise, ma ei tea, suunitlusega, ma ei tea, mööblikauplus näiteks või niimoodi, et see kõik hakkab väga määrama seda, et milline see muusika võiks seal ruumis olla. Ja mu soov on olnud alati see, et muusika ei ole üks eraldiseisev närvidele käiv, ütleme, keskkonnategur, vaid et muusika on üks osa tervikust ja et ta annaks lisaväärtust sinna sellesse keskkonda. Nii et jah, siis ütleme niimoodi, et ma ei tahaks seda nimetada manipuleerimiseks, ma tahaks seda väga kutsuda selleks, et see on teadlik lähenemine selleks, et tõsta siis nii-öelda selle keskkonna väärtust ja kvaliteeti. Ei just, tõsta poodlemist, ma ei viitsi sellist reklaamjuttu kuulata. Et sellest on ju konkreetselt räägitud, et kauplused ketid soovivad, et näiteks keskpäeval või hommikupoole, kui on vähem rahvast, et siis oleks selline rahulik, meeldiv muusika, inimesed veedaksid rohkem aega selles poes ja õhtul, kui on palju rahvast, siis see oleks tempokam, et seal ei passitaks, et seal ei jaurataks, inimesed teeks oma otsused kiiremini ja nii edasi, nii edasi. Loomulikult see on täpselt sama manipuleerimine kui asjade paigutamine poes vastavalt sellele on ju, kust me midagi kaasa krahmame. Et kindlasti on see läbi mõeldud, sa ei saa sellest ümber ega mööda, et see, ma ju tunnen ise, kui ma lähen poodi ja mis seal toimub, et ma võin poest tagurpidi välja minna, kui seal mängib selline muusika, mingi, inimestel on ju loomulikult meeldivused erinevad, et kui seal mingi meie mees mängib, see mõnele meeldib, ma ostangi rohkem õlut, on ju, ja kui jaanipäeval seda mängitakse, siis loomulikult see sobib sinna. Või siis, et jõulude ajal paljudele käib närvidele ka see jõulumuusika, sa pead ka sellega väga ettevaatlik olema, mis võib sind poest välja tõugata, et ma ikkagi arvan, et see on ülim psühholoogia tase, et see ikkagi välja nuputada, kuidas panna inimest rohkem asju ostma. Või tegema teadlikke valikuid või mitteteadlikke valikuid. Mitteteadlikke. Ma teeksin spontaanseid otsuseid, et mul kujutad ette, kui tuleb mingi teatud pala ja mul tekib selline šokolaadiisu kohe automaatselt või kakaoisu. Ma ei saa midagi panna, see on ju täiesti võimalik. Saab manipuleerida. Paljasta ikkagi meile see mõni. No võib-olla ma nimetaks seda, et võib-olla, et me saame suunata inimesi, eks ju, et tõepoolest, nagu sa välja tõid, et hommikupoolikul on rahulikum muusika, kui inimesi on vähem. Ja pensionärid on poes. Ja nii, eks ju, et muusikas on ju rütm ja tempo ja eks me alateadlikult ikkagi sünkroniseerime oma liigutuste tempot ka muusikasse, eks ju, mis tõttu on ju väga otstarbekas tõesti näiteks kiirsöögi kohad kasutavad tõesti teadlikult
kiirema tempoga muusikat, et inimene tuleb, ta sööb kiiresti ja vabastab koha nii-öelda järgmistele, eks ju. Et siin on väga palju toredaid eksperimente tehtud muusikapsühholoogide poolt, kui kiiresti inimene liigub punktist A punkti B erineva tempoga muusikasaatel näiteks või kui mitu mälumisliigutust inimene teeb 1 minutis, kui tal mängib kiirem muusika või aeglasem muusika ja nii, et loomulikult on see võib-olla tõesti, ütleme sellises keskkonnas ikkagi inimeste nii-öelda suunamiseks või ka tähelepanu tõmbamiseks, näiteks kui ostukeskkonnas panna kuhugi taha nurka, on eriväljapanek ja sinna juurde panna võib-olla kõlar, mis kuidagi siis mingite helidega annab sealt märku ja nii, siis tegelikult ikkagi alateadlikult me tahame minna uudistada, et mis seal on, see tõmbab meie tähelepanu. Et helid, me kõrvu ju tegelikult ei pane mitte kunagi kinni. Visuaalset poolt me võime suunata nii, et me tõesti paneme silmad kinni, eks ju, me enam ei vaata, tihti ma toon seda näidet ka, ütleme, brändingu kontekstis, et visuaalne logo versus siis heliline logo. Et visuaalile pööratakse väga palju tähelepanu, iga ettevõte tellib endale visuaalse CVI, eks ju, kus on kõik fondid ja šriftid ja kõik asjad on ju ette dikteeritud ja ära joonistatud, eks ju, või välja joonistatud ja veel brandbooki saad ka endaga kaasa, eks ju, et kuidas neid parimal moel kasutada. Et tegelikult heliline pool kuulub sinna ka, et kui inimene seda visuaali enam ei näe, siis ta võib kuulda nii-öelda seda brändi või neid helisid kõrvadega, isegi siis, kui ta sinna suunas ei vaata, eks ju, et sa teed köögis süüa, aga televiisor on lahti ja sa kuuled, ma ei tea, mõne telesaate signatuurheli ja sa kohe tead, nüüd algab see saade, ma lähen seda vaatama, ma ei tea, Puuduta mind näiteks. Ma olen väga rahul meie Puuduta mind muusika üle, see on lihtsalt jumalik, ennast kiitmast ma ei väsi. Aga see on minu valik. Aga räägime sellest muusikast selles mõttes ka, et me võib-olla siin enne, kui meil saade algas, me tegime väikseid videoklippe siin ja võib-olla siin Monika ka küsis, et mis siin nagu siis võib, milline muusika võib närvi ajada, millal ja kus. Et ma siinkohal tahaks tõesti välja tuua, kui see võimalus kord juba on avalikult rääkida, et taksojuhid, palun mõelge selle peale, kuidas teil see raadio seal on, et tead, ma ei viitsi öelda tegelikult, täna oli täpselt sama olukord, ma tulin siia saatesse, ma läksin jumala närvi, sest seal oli räme tümps ja ma mõtlesin, kas ma ütlen või ei ütle, siis ma mõtlesin veel seda ka, et kui ma ütlen, siis ma juba selle ütlemisega rikun ka veel rohkem oma tuju nagu ära. Ja kõik sellised asjad, et tõepoolest sellel on tohutult suur mõju või kui sa hommikul teed raadio lahti näiteks, muusikat mängitakse väga palju meil, mul on oma lemmik raadiojaam, ma võin siin ka selle välja öelda, mida ma hommikuti kuulan, on Raadio 2, aga see muusika valik, ma täna hommikul ka veel küsisin, mõtlesin, halleluja, jumal taevas, kes teil valib seda muusikat sealt, see on selline, see ei tekita, see ei ole päeva alguse muusika, et sa tahaksid nagu vaikselt nagu tõusvas joones seda nagu, sul on vaja seda energiat nagu kuidagi nagu koguda või startida. Et see on vastupidine, see tapab, see tõmbab mul kõik levelid alla. Ehk siis mul esimest korda on nii, et ma kuulan jutulise osa ära ja siis ma pean muusika ajal, siis ma pean selle vaiksemaks panema, ma ei suuda seda vastu võtta. Et see on, et ma ei saa aru, kuidas tänapäeval sellega nii vähe arvestatakse üleüldse. Jah, see on kahetsusväärne, et ma olen täitsa nõus, et neid keskkondi või kohti, kus see ongi selline mitteteadlik lähenemine, eks ju, et lihtsalt pannakse midagi mängima, eks need taksojuhid kuulavad ju iseenda jaoks seda, eks ju, mõtlemata selle peale, et kes sinna taksosse võib-olla istub ja võib-olla selleks hetkeks, et kliendiga, ma ei tea, paremini suhelda või nii oleks üldse mõistlik see muusika siis välja lülitada või küsida, et kas on okei, kui see mängib. Täpselt, jaa, et eks see ongi selline, niisuguse elementaarse viisakuse, hoolimise ja kõige juurde kuuluv, eks ju. Aga jaa, et neid kohti ja neid raadiojaamu ja neid, kellel sellist võib-olla, ütleme sellist heliteadlikkust ei ole,
Noh, eks see nii on ja eks see, ütleme, muusika tundlikkus ja helide tundlikkus on ka väga individuaalne. Muusika mõju on väga individuaalne, et mõni inimene on tundlikum, eks ju, ta on ka teadlikum, et tal on omad lemmikžanrid näiteks või omad eelistused ja teised žanrid võib-olla ei sobi nii hästi, eks ju, või vastavalt nagu päevalõikes rääkides, eks ju, hommikul tahangi rahulikult ärgata, tahaks midagi rahulikumalt, mis mind nii-öelda tasapisi üles soojendab ja võib-olla õhtul või pealelõunal oleks väga hea panna midagi rütmikat mängima, et energiatase uuesti üles saada, et neid nüansse tegelikult mida arvesse võtta muusikat valides on hästi palju ja tore on ka enda peale mõelda, et vahel ma ikka suunan inimesi mõtlema, et kuidas kõlab sinu elu näiteks või mis on need lood, et ma tean, mul on see repertuaar näiteks, et kui mul on kurb tuju, et mida ma siis kuulan või kui ma tahan energiat saada, et millised on need minu lemmiklood, et see resonants peab ikka olema nii-öelda selle vastuvõtjaga, et ega kui muusikateraapiasse tuua paralleel, inimene, kes tuleb teraapiasse, ega siis terapeut ei pane talle oma lemmikmuusikat mängima, et me lähtume ikkagi sellest konkreetsest kliendist, tema probleemidest, tema suhtest muusikaga ja muusikateraapias on väga palju erinevaid meetodeid, mida kasutatakse, mitte ainult ei kuulata muusikat, vaid ka improviseeritakse, ollakse aktiivselt nii-öelda musitseerimissituatsioonis, et ka väljendada ennast nii-öelda teistmoodi kui võib-olla sõnades ja saada endale teistsugust tagasipeegeldust ja avastada enda juures võib-olla uusi tahkusid või jõuda nendesse kihtidesse, kuhu me sõnadega ei jõua, nii et tõepoolest ma läksin nüüd jutuga juba rändama siin. See on väga hea just see muusikateraapia pool, et teadvustada, kuidas meile tegelikult helid mõjuvad ja milliseid emotsioone need meis võib-olla esile toovad, on ju, ja sealt saab juba edasi minna. Mina mõtlen, et kui ma lähen muusikaterapeudi juurde on ja ütlen talle, et mul on elus praegu selline madal periood, madal seis on ju, ja sina muidugi küsid, mis sorti muusikažanr sulle meeldib, aga ma järsku ütlengi, aga ma ei teagi praegu. Ma olen täiesti kadunud, ma olen lost, ma olen omadega ummikus, et kuidas sa seda katsetama siis hakkad? No eks see ikkagi toimub, ütleme, et teraapiasse tegelikult tullakse ju muusikavälistel põhjustel tegelikult, nii nagu sa ütled, eks ju. Ja eks selle jutu käigus ma ikkagi selgitan juba ju üht-teist välja, et mis seda madalseisu võib-olla on tekitanud ja kogun natuke informatsiooni ja kui tõesti ei olegi seda, selgub, et ma ei teagi, mis mind aitab, eks ju, või ma ei tea, mida ma tahan kuulata, siis terapeut saab välja pakkuda, eks ju. Sul peab ju meeletu valik olema kohe võtta niimoodi. Eks siis ongi et need, kes, mina ei tööta täna niimoodi terapeudina professionaalselt, et mitte igapäevaselt, et mul on küll aeg-ajalt olnud kliente, kes teavad mu ampluaad ja minu hariduskäiku ja on pöördunud, et ongi see repertuaar, eks ju, või siis kes kus suunas ka terapeutidena, et mis on su suunitlus, eks ju, et võib-olla need, kes töötavad rohkem lastega, neil on seal terve instrumentaarium, erinevaid pille, et aidata sellel lapsel võib-olla hakata hoopis kuidagi väljendama ennast läbi selle pilli, eks ju, kui ta ongi madalseisus või ka, miks mitte ka täiskasvanu, eks ju, et leida see oma heli, et kuidas see tunne on, et kui sa oled praegu selles seisundis, et anda talle nagu selline kõlaline väljendus ka, et see võib teinekord avada selliseid uksi inimeses endas, eks ju, täpselt kuhu ta ise oma mõistusega enam ei jõua, sest verbaalne väljendus on intellektuaalne, aga meie emotsioonid ei ole tegelikult sageli sõnadesse pandavad, need on nii sügavates kihtides ja nende juurpõhjused, miks me satume madalseisu või depressiooni või kellel on ärevus ja neid probleeme on ju tänapäeval väga palju, need juurpõhjused võivad olla ju kaugel lapsepõlves või kusagil kivi all, et mitte ainult muusika, vaid kõik sellised loovteraapiad tegelikult aitavad ikkagi jõuda nendesse emotsionaalsetesse kihtidesse, kuhu me sõnadega mitte kunagi ei pääse.
Mulle väga meeldib, et sa tõid välja selle helitundlikkuse termini. Mul elukaaslase 7-aastane poeg on väga helitundlik ja temaga me tihti, ta ise ütleb kohe, kui raadiost mingi muusika tuleb, ütleb, kuule, pane see kõvemaks, see pane vaiksemaks, on ju. Siis ma küsin talt, mis tunde see sinus tekitas või mis tunde see lugu sinus tekitas, on ju. Siis me arutleme nende tunnete üle ja nende lugude üle ja et hästi äge on, kuidas ta läbi muusika väljendabki ennast hoopis teistmoodi, kuigi ta mingit pilli ei mängi, on ju. Et võib-olla siin nagu ka oma lastega see suhtlemine läbi muusika tuleb hoopis teine tasand välja. Ja see on nagu lisakeel, eks ju, või kui me mõtleme teismeliste peale, eks ju, et ütleme, et tegelikult muusika saadab ju oma erinevate elementidega inimest mõnes mõttes sünnist surmani, et esimesed helid, millega me kokku puutume, on ema südametuksed, ema hingamine, kõik need helid, mida me kuuleme ema kõhus, eks ju. Siis kui laps sünnib, siis esimene kommunikatsioon emaga või lähedal olevate nii-öelda pereliikmetega on ka heliline. Laps ju häälitseb mingit moodi, ta läbi nutu annab märku ja siin on ka väga palju huvitavaid uuringuid tehtud, kuidas lapsed tunnevad oma ema hääle kõla näiteks ära, või tajuvad oma ema emotsioone näiteks, sest et hääl väljendab väga palju, eks ju, et see kõik on ju heliline kommunikatsioon ja teismelised näiteks siis, kui kujuneb meie identiteet mõnes mõttes, eks ju, me loome ennast, paljud teevad seda ju läbi muusika, erinevaid muusikastiile või žanre kuulates, et see on minu muusika ja see on mu sõprade muusika, et me oleme üks nii-öelda gäng, eks ju, ja eristume võib-olla siis oma valikutega paljudest teistest näiteks või teistest eakaaslastest ja nii edasi, et seda muusika ühest küljest tekitab emotsioone, aga ta ka peegeldab seda või me otsime läbi muusika enda tundeseisunditele ja oma väärtustele ja oma sisemaailmale peegeldust, et kui ma mõtlen, mul on tütar 16 ja ka paljud teised teismelised, nüüd on ju muusika kõigile nii kättesaadav, kõigil on klapid peas, eks ju, et ma näen tema puhul ka seda otsingut ja kuna ta ise ka tegeleb muusikaga, eks ju, siis ta ikkagi kuulab igapäevaselt väga palju muusikat ja erinevaid žanre. Et eks see on ka selline eneseotsing võib-olla mõnes mõttes, eks ju, et kuhu suunda ma siis lõpuks lähen ja milline see minu võib-olla lemmikstiil või selline lemmikmuusikastiilid on. Kuidas muusikat kasutada enese aitamiseks näiteks, kui on mingi keeruline selline vaimne seisund, depressioon või ärevus, et kas muusika saab seal ka abiks olla? Kindlasti saab, et üks viis ongi see, et katsetada ja kuulata, mis mulle sellel hetkel kõige paremini sobib. Ja paljud inimesed tegelikult teevad neid valikuid ka tegelikult niimoodi teadvustamata, eks ju, et lihtsalt see ei olegi võib-olla lemmikmuusika või lemmiklugu, aga ma sellel hetkel tunnen, et siin kontekstis see on mulle kõige parem praegu. Aga kas see on õige, et kui mul on parasjagu kurb olla, on ju, et siis ma panen veel selle kurva loo peale, nutan ja alan selle kurva looga, on ju. Kas see on õige, kas see pigem toetab, et ma saan läbi tunda või tõmbab see ikkagi veel rohkem alla? No see väga sõltub, eks ju, et siin ei ole võib-olla päris ühest vastust, aga ma arvan, et see võib toetada ikkagi sellel hetkel, et nii nagu ma mainisin, et muusika väga peegeldab meie tundeseisundeid, see, mida me tahame kuulda, eks ju. Kui ma olen väga rõõmus, siis ma endale kurba lugu ikkagi ei hakka otsima, et tõmbaks nüüd kuidagi selle meeleolu alla. Ja kurbusega on samamoodi, et me peame kuidagi ära kurvastama. Ja siis me saame hakata sellest kurbusest välja tulema, nii et alustada sealt, kus ma olen, on väga mõistlik. Nii tehakse sageli ka muusikateraapias, et me otsime seda, mis sellel hetkel resoneerub või kuidagi peegeldab selle inimese tundeseisundit ja siis vaikselt hakkame sellest seisundist välja liikuma. Et ikkagi see seisundi muutmine on lõpuks oluline.
sest mõned ju jäävadki sinna istuma on ju selle kurva muusikaga. Ütleme, et tervislik võib-olla on ju, noh, me ei ole ju kurvameelseteks ju ikkagi üldiselt loodud, eks ju, et inimene otsib ikka tasakaalu ja harmooniat ja ega noh, kogu aeg ei saa ka rõõmus olla, aga et ei oleks nii-öelda nagu kreenisse, et kas täitsa ühele poole või täitsa teisele poole, et see natuke võngub, mõni päev on nii, mõni päev on naa ja lähtuvalt sellest ka need valikud, eks ju, mõni hommik võib-olla ongi hoogu rohkem ja sobituvad need hoogsamad lood paremini, mõni hommik on selline, et nüüd ma tahan midagi rahulikult ja mõni hommik ma üldse ei tahagi mitte midagi kuulata, nii et see enda sisetundega arvestamine muusikavalikute tegemisel on, ma arvan, kõige olulisem nii-öelda lähtepunkt. Tahaks lapsepõlve juurde veel tulla korraks, et kui meil on väiksed lapsed, siis me ise ju muusikat valida ei saa. Meil on vanemad kodus on ju, või siis suuremad vennad-õed, mis iganes. Siis mina olen täheldanud seda, et ikkagi minus tekitab sellise turvatunde või meeldiva oleku. Loomulikult, kui sul on kena lapsepõlv olnud, kui sul on mingi kohutav lapsepõlv olnud, siis võib see emotsioon olla hoopis vastupidine. Kui mul tulevad meelde alati, kui näiteks raadiost või kusagilt mujalt kõlavad need lood, mida mängiti sel ajal, kui ma olin väike laps, mis olid siis popid, siis mul tekib vaieldamatult, kas mul on halb tuju või ma olen omadega kuskil puntras. Kui tulevad need lood, siis need automaatselt upliftivad mind. Need vana aja mingid esitused, ilmselt ma lapsena väga palju neid lasti, siis kogu aeg tuli kuskilt telekast, võib-olla raadiost, on ju, me ei teagi, kus täpselt. Ja isegi nagu teadmata täpselt, mis see on, ma järsku olen sellises suures õnnemullis. Et see on nagu hästi kihvt tunne tegelikult. Ehk siis, kui lapsepõlves, oleneb siis mida kellegi kodus kuulatakse, eks ole, tänapäeval tõenäoliselt mingit tümpsu või ma ei tea, mingit elektroonilist muusikat, et see on hämmastav, kui palju see ikkagi siis isegi kuni täiskasvanu eani, ma arvan, kuni surmani, isegi see mõjutab sind. Et selles mõttes vanemad võiks ka, ma ei tea, kas mõelda, kas see ongi oluline, see on sel hetkel tore muusika, miks mitte seda kuulata, aga et kui suur mõju sellel võib olla. Et see on minu jaoks aga kas see mõju on ainult muusikal või ikkagi sellel, mis sündmused selle muusika taustale nagu jäid lapsena? See on kombo kokku tegelikult, et kui ma toon ühe sellise näite, et vanad inimesed, kellel on Alzheimer näiteks, eks ju, kus on väga suured mäluprobleemid, siis kui nendele inimestele lasta lugusid just nimelt ka lapsepõlvest või nooruspõlvest, mis on siis need nende lood, eks ju, täpselt olnud. Et siis nad ju, võib-olla see inimene muidu istub niimoodi endasse sulgunult ja ei tunne oma lähedasi ära ja ei mäleta oma lugu ega oma nii-öelda seda teekonda, kus ta on tulnud ja piisab ühest loost. Ja kõik taaselustub, mitte ainult see muusikapala, vaid muusika siis käivitab tegelikult kõik need muud sündmused ka, isegi meeled aktiveeruvad. Mõni vana inimene on öelnud, issa, ma tunnen kohe seda lillelõhna või lõhnaõli lõhna, mis mu emal oli või midagi, et see on nii võimas tegelikult, et muusikaga seonduvad mälestused, eks ju, ja muusika ise salvestuvad meie ajus nii sügavale ajustruktuuridesse, et kui isegi, kuna ma töötasin ajutraumadega inimestega mitu aastat, kui ma Rootsis elasin, siis sealt on väga palju lugusid tõesti just, et kui inimesed ei mäleta oma minevikku, on olnud autoavarii näiteks ja paljud ajufunktsioonid enam ei toimi nii nagu enne seda õnnetust, siis muusikaga seonduvad mälestused ikkagi väga sageli on alles. Ja nendel hetkedel, kui sa näed, et siin tekkis see kontakt või niimoodi, siis tekib ikkagi see tõstab elukvaliteeti. Ma kas või korraks mäletan seda, et kes ma olen, kust ma olen tulnud, head emotsioonid mõjuvad alati tervendavalt, et see on väga tore lugu, mida sa jagad. See lõhna teema just praegu mul tuli meelde, et ma tean, et pühapäeviti mängiti ka mingid teatud saated olid, kus tuli teatud muusika,
seal olid mingid oma ala korüfeed ja mul tuleb pannkoogi lõhn meelde, sest meil tehti samal ajal pannkooki, on ju, loomulikult see tuleb mulle meelde. Või siis mingite lugudega tuleb suvi meelde järsku ja see on nagu hämmastav, et neid vanu lugusid võiks ka rohkem lasta igal pool, et ma nüüd vanaks oleks jäänud, aga see on see kuidagi see lapsepõlve touch on, ma arvan, ma loodan, et ikkagi enamikul inimestel positiivne. See tuleb ka ilmselt sellest, et me tahame mäletada rohkem positiivset kui negatiivset, on ju. See on kindlasti nii ja see ongi see võin öelda see võimalus meil, eks ju. Et see, mida sa kirjeldad, et kui ma tean, et need lood kõlasid siis ja mul ongi see madalseisu hetk näiteks, aga ma olen seda kogenud, et iga kord, kui ma seda kuulan, siis toimub mul meeleolu muutus positiivses suunas, et siis see on see teadvustamise ja teadlikult lähenemise hetk, et jah, täna on see päev ja ma ei tea, panen ühe loo mängima näiteks ja tundubki, et elu on helgem, kui ta võib-olla sellel hetkel on, nii et see on üks viis ennast aidata. Kuule, aga klassika on ju ka see, mäletad, me ju enamus mäletame neid lugusid, kui me olime armunud kellegisse ja mida me siis koos kuulasime. Ja see on nii õudne, samas see on niisugune tore, vahel see on nii õudne kurb, et su hea tuju võibki minna selle nahka, et sa kuuled mingit muusikat, mida sa kuulasid selle inimesega koos, kellega sul siis oli see väga imeline suhe, on ju, mis võib-olla ei lõppenudki nii imeliselt, aga see võib viia su kohe hetkega mingisse kreenseisu või ka siis nagu upliftida loomulikult, see on mõlemapoolne, et see on ka päris õudne, kui ta tuleb juhuslikult kuskil. No just, eks ju, et eks ta ikkagi, ta ärgitab seda tundeelu, need emotsioonid tulevad pinnale, eks ju, võib-olla see kaotusvalu või need kogetud, ütleme, ma ei tea, pettumus või õnnehetked, eks ju, et muusikapsühholoogias isegi on üks selline tore termin või lause kasutusel, et darling, they are playing our tune again, et meil on kõigil need lood, eks ju, mille suhtes me oleme kas nostalgilised või sentimentaalsed mingil hetkel või kuidagi nagu väike siuke mõrupill, pilli alla neelamise meeleolu tuleb peale, et me räägimegi sellest, et piisab ühest helist, ühest taktist sellest muusikast ja midagi meie sees käivitub väga kiiresti, et muusika mõjutab meid palju rohkem ja palju sügavamate kihtideni välja, kui paljud inimesed oskavad üldse arvata. See võib isegi hirmutav olla, kas muusikaga võib ju ka manipuleerida kedagi? No jah, võib ja tegelikult on ju ka, tõesti, kui rääkida halbadest näidetest, siis on ju helisid ja muusikat on ju kasutatud ka teadlikult piinamisvahendina, eks ju, et vangilaagrites näiteks lastud selliseid helisagedusi, eks ju, mille mõju on laastav, see on ju teada, eks ju, et meie selline, ütleme, kuulmisvahemik on alates, need on küll niisugused füüsikalised terminid, 20 hertsi võnkesagedus, siis helivõnkesagedus 20 kuni siis peaaegu sinna 20 000-ni välja, ja kõik helid, mis jäävad 20, madalsageduslikud vibratsioonid, eks ju. Need ei mõju meile hästi, need tekitavad ärevust ja stressi, kui need on seal, ütleme, 20 hertsi piirimail, mida madalamaks need hertsid lähevad või väiksemaks need numbrid, seda hullem mõju selles. Seda ohtlikum muusika. Seda ohtlikum on, et näiteks üks lugu on selline, et ühe laeva peal hakkasid meremehed ühtegi justkui nagu hulluks minema, eks ju, psüühika läks sassi, mõni sooritas enesetapu, mõni hüppas üle parda vette ja siis tuvastati, et laeva üks mootoritest tekitas sellist kuskil 7-8 hertsi. Need on helid, mida me ei kuule, aga me tajume, me keha võtab ka läbi meil nahk on kompimis. See vibratsioon ikkagi. Me tajume vibratsiooni, eks ju. Ja kui see vibratsioon on väga madalsageduslik, siis see ajab meid hulluks kuni selleni, et paar hertsi ikkagi ajab meil südame rütmist välja ja võib surmaga lõppeda, aga me ei ole selliste helide mõjuvallas igapäevaselt, me neid, ütleme niimoodi, et nii madalate hertsidega ikkagi kokku ei puutu, aga näiteks ütleme, tööstushoonetes
ventilatsiooniseadmed, sellised madal, ütleme, et kõik, mis tekitab müra, eks ju, et seal on seda, need ei ole nii madalad, ei pea kartma, aga 20 hertsi piirimail küll ja need helid väsitavad. Näiteks mul on praegu üks niisugune põnev objekt või üks töökeskkond, eks ju, kus on tehtud kontorisse väga äge lounge'i ala, aga inimesed ei käi seal istumas, et see on tegelikult kasutamata ruum, mõnusad toolid, kõik on super, sisekujunduslikus mõttes ja niimoodi ja siis, mis seal siis toimub, on see, et selle seina taga on ventilatsioonišaht ja seal on kogu aeg mingi niisugune monotoonne, ebamugav undamine. Ja see, mis me nüüd proovime seal teha, ongi see, et maskeerida seda müra, et sinna paigaldatakse kõlarid ja me katsume luua sinna sellise helikeskkonna, mis seob selle nii-öelda vibratsiooni, siis arvestame helistikega ja tonaalsustega ja kõigega, et see on üks taustmuusika võimalus maskeerida seda müra ja erinevaid olmehelisid, mis ruumis on. Nii et me oleme algusfaasis, me teeme kindlasti hulgaliselt küsitlusi ja jälgime seda, et kuidas see akustiline ruum, eks ju, mis seal selles kontoris on ja kas on võimalik, et inimesed hakkavad seda ruumi ikkagi kasutama nii, nagu see algselt mõeldud oli, eks ju. Täitsa lõpp, mul kohe seostub soojal maal on ju hotellides need ventilatsioonid. Me hiljuti käisime Palil ja seal oli selline meeletu nagu ebameeldiv ventilatsiooni heli toas kogu aeg. Ja nüüd ma saan aru, miks ma seal välja ei puhanud, miks oli kogu aeg mingi pinge nagu üleval, siuke ebameeldiv olla. Et see tõesti, et see väsitab ja kui me oleme ikkagi väsinud kogu aeg järjest, eks ju, sellega kuhjub stress, lõpuks on ärevus, lõpuks oleme, ma ei tea, märkamatult läbi põlenud või niimoodi, et tegelikult müra on ju üks selline väga halva mõjuga keskkonnategur, eks ju. Aga siis see ei ole sugugi laest võetud, et ka need tuulikud, mis meil nüüd on, mille teemadel käib siis kohutavad diskussioonid, et see ei ole sugugi väljamõeldis, et see võib tõesti nagu käia närvidele. Mõtle, kui sa oled seal kuskil, sa harjud sellega loomulikult ära, aga siin kohas ta ikkagi... No mentaalselt just ta ju need ikkagi helid, mida me ei kuule, aga tunneme, et need on need kõige ohtlikumad, et päris hirmus, jah? See on... Ja isegi rääkides võib-olla loodushelidest, et ka ikkagi universaalne arvamus on see, et loodushääled mõjuvad rahustavalt ja hästi. Ja üks lugu on jälle selline, et üks inimene ostis endale maakodu saarele, kus siis kuuled kogu aeg lainete loksumist ja meri mühiseb ja kohiseb ja kui tuult on palju, siis kohiseb päris kõvasti ja vaikust ei olegi tegelikult ja ta ütles, et ta müüs oma suvekodu seal maha, sest et ta lihtsalt ei suutnud olla, et ta kogu aeg on mingi foon on üleval, et me tegelikult ikkagi vajame ju puhkehetki ka, me vajame seda, et meil on rahu ja vaikus ja helisid võib-olla üldse ei olegi meie ümber, selleks, et laadida ja et aju saaks puhata, ega heli on ju stiimul, et kõik helid, mis kõrvust sisse jõuavad, tekitavad ajus hulgaliselt erinevaid reaktsioone, eks ju, need muutuvad sisekõrvas elektrilisteks impulsideks, lihtsalt öeldes, ja impulside transportimisega kuulmiskeskusesse, mis asetsevad meil siin oimusagaras kõrvadest natuke üleval pool, nendega tegeleb suur osa meie ajust, eks ju, ja seetõttu helide muusikaga kaasneb hulk erinevaid reaktsioone, eks ju, nii füsioloogilisi, see, et meil pulss võib tõusta või pulss võib langeda, eks ju, või hingamise rütm muutub, need kõik on mõõdetavad ja neid mõõtmisi muusikapsühholoogid igapäevaselt oma töös teevad, et uurida muusika mõju või ajutegevust uurida, eks ju, me oleme isegi siin uurinud, kuidas erinevad muusikapalad, millist ajuaktivatsiooni tekitavad, suunanud inimesed, MRT-s saab ju näha, eks ju, ja siis nii-öelda ajupiltide pealt ja neid tehakse praegu ikkagi muusikapsühholoogias väga palju, kuni reaktsioonideni, need on, ütleme, need, mida me silmaga ei näe, kuni selleni, et me hakkame tantsima või
rütmi kaasa lööma, eks ju, kui muusika meid füüsiliselt aktiveerib, me tunneme erinevaid tundeid või siis on ka selline sotsiaalne dimensioon muusikas, et me tunneme ühtekuuluvustunnet, mida me Eestis tunneme. Ma arvan, paljud, kes laulupeole lähevad, eks ju, et äkki muusika ühendab meid ja ülendab meid ja kõik tundub, et küll meil on ikka tore siin koos olla, nii et ütleme, et neid mõjuaspekte, ütleme, nähtamatutest kuni suurelt nähtavateni on tegelikult ikka väga palju. Kuule, aga kas ümber saab ka mõelda või ümber nagu kuidagi lülituda selles mõttes, nagu sa rääkisid sellest merelainetusest, et mõnel käib see närvidele, mis on minu jaoks täiesti üllatus, on ju. Või teine võib öelda, et sirtsud alustavad, eks ole, enne öö ja päeva vahepeal hakkavad seda oma viiuleid saagima seal. Aga kas ei ole võimalik ümber ennast nagu häälestada või kuidagi mõelda nii, et merelained on väga head ajule, need on väga mõnusad, nad on uinutavad, nad on nagu, no ja siis mõtled välja mingi sünonüümi sellele ja siis sa mõtled nagu ümber. Sa lülitad ennast nagu teisele lainele ja siis järsku saadki aru, et see on tegelikult väga mõnus, see on väga kasulik. Ei oskagi enam ilma selleta olla. Ja, et kas seda saab ka teha kuidagi, manipuleerida sellega? No see on tegelikult võib-olla selline enesehäälestamine, eks ju, millelegi muule või et sa suunad oma mõtted teadlikult millelegi muule, eks ju, et noh, meie kuulmine on ju ka selektiivne selles mõttes, et tõesti meil võib taustaks midagi olla, aga kui meie mõte on haaratud millestki muust, midagi köidab meie tähelepanu, siis me ei pane sellel hetkel seda fooni tähele, eks ju. Ja võib-olla see foon kaob ära ja kõik ongi väga hästi, aga noh, sellel konkreetsel juhul ei olnud abi sellest häälestumisest ka, eks ju, et lihtsalt noh, kui midagi ikkagi hakkab närvidele käima ja see on katkematu, see on kogu aeg olemas. No, küll sa siis võib-olla hetkeks jah, et suunad oma mõtte mujale, aga ta on seal, eks ju. Ma pigem pidasin seda silmas, et sa mõtled, et see on kasulik. Vaat meil inimestel on ju selline teema, et kui sa ütled mulle näiteks, et see tulp, kui sa seda igal hommikul võtad ühe õielehe ja närid seda, et see on jube hea, siis eestlane, mina ei tea, võib-olla mujal maailmas ka, nad ju usuvad sellesse. No, kui öeldaksegi, et mingi teatud heli, mis tegelikult on vastik, on ei, see on väga-väga kasulik, siis sa mõtledki ennast ümber. No jah, aga kui sa suudad mõelda, aga kui sa ikkagi ei suuda ja see käib närvidele, eks ju, et no jah, et siis ikkagi on mõistlikum. Et seda, see ei ole nagu mõttekas tegevus, ennast vägisi ümber. Ei no absoluutselt jah, või olla kusagil niimoodi vägisi, eks ju, et ma arvan, et mõistlikum on olla ikkagi seal, kus sul on hea olla. Aga palun ole hea, too siia lõppu veel mõni konkreetne praktiline näide, mida inimene saaks muusikaga enda heaolu jaoks teha. Lisaks sellele, et oma seisundeid muuta või mingeid tundeid nagu läbi tunda. Mida veel saaks teha enda jaoks? Ma arvan, et noh, ma ütlesin korra selle lause juba välja, et kuidas kõlab sinu elu, eks ju. Et võib-olla on tore jälgida seda, et millistes keskkondades ma tunnen ennast väga hästi ja millised on need helid, mis mind seal ümbritsevad või millised on need keskkonnad näiteks, kus mul on väga ärritav keskkond, eks ju, ja müra või mingisugused kontrollimatud helid näiteks mõjutavad mind selles keskkonnas, et olla teadlikum nii-öelda sellest, mis mind igapäevaselt ümbritseb, lisaks sellele, et ma saan oma muusikavalikuid võib-olla ise suunata ja ma mõtlen globaalselt, kui Eesti mõistes veel mõtiskleda, mida ma ka igapäevaselt teen, olles oma missioonil, eks ju, et teadlikkus helidest oleks rohkem ja neid kasutatakse võib-olla terviklikumalt ja nii-öelda siis nagu heade kavatsustega rohkem, et siis Eesti on nii väike riik ja eestlased on ju tegelikult ikkagi ikka laulurahvas, nagu öeldakse, ja laulupidu meid ühendab ja nii, et me oleme mõnes mõttes ju muusikarahvas ja me oleme, kõik inimesed on kuidagi muusikaga ju seotud, et ma arvan, et Eesti võiks olla maailmas juhtival kohal helide teadlikuma kasutamise
poolest näiteks, et meil oleks neid taksosid vähem, kuhu sa istud sisse ja tunned, et tahaks tegelikult ukse lahti lükata ja välja hüpata. Või neid keskkondi, kus me kuuleme mingisuguse harmoonilise, mõnusa sinna loodud ja sobitatud helilise keskkonna asemel müra või midagi, mingit jubedat tümpsu näiteks, mis on sinna juhuslikult sattunud. Nii et ma arvan, et siin on küll ja veel võimalusi, kuidas igaüks ise, aga ka võib-olla nii-öelda koos. See mulle väga meeldis, et leia see oma heli, kuidas kõlab minu elu. Et leida selline nagu signatuur, meloodia, mis mind iseloomustab ja see aitaks nagu rasketel hetkedel häälestuda sellele oma potentsiaalile või millel iganes. Absoluutselt, see ju jõustab, ma tunnen ju ennast. Mida rohkem ma ennast tunnen, ma tean, et see on minu lugu. Või eks ju, et seda kasutada rasketel aegadel. Täpselt, teadlikult nii-öelda kasutada, eks. Siin on üks väga tore küsimus ikkagi lõpetuseks veel. Millist muusikat mängida, kui tahaks, et mees kodust välja koliks, aga öelda nagu ei tahaks. No isegi ütleme armuke võib-olla. Mehest saab teistmoodi oled abielus olnud pikemat aega, saab muud moodi ka lahti, aga tahad mingist inimesest lahti saada, kas ma saan siis kasutada muusikat nagu sellise relvana või vahendina ka on ja kõigepealt uurin välja, milline muusika talle närvidele hakkab on ju, ja siis lasen seda pidevalt ja ütlen, et see on minu lemmikmuusika, ma ei saa sellest loobuma, ma pean seda kuulama, sest muidu ma olen väga halvas tujus ja kõik on halvasti ja panen. No sa ütlesidki selle. Ise küsisid ja ise vastasid, et tegelikult ongi, et muusika ju ühendab ja muusikaga eristab, eks ju. Ja tegelikult on ju paljud paarid, kes tuttavaks saavad. Ma arvan, et see on üks jutu teema, mida ka noored näiteks omavahel räägivad, ma kuulan seda või kes sul on lemmikartistid näiteks või niimoodi, et otsitakse ju ikkagi seda ühisosa ja ega ma olen ka kuulnud, et ka mõnes kodus ongi probleem, et kui muusika maitse on väga erinev, eks ju, et kui ma ei tea, mees tahab kogu aeg kuulata rocki ja hästi kõvasti ja niimoodi, aga mina olen suur, ma ei tea, džässi armastaja või klassikalise muusika armastaja, et siis see lähme lahku. Et selles mõttes et kuidas seda siis kuldset keskteed seal leida, eks ju. Aga ühte fenomeni ma pean ikkagi ütlema, mis juhtub, kui sa oled väga-väga armunud, siis minu elus on küll juhtunud nii, et see muusika, mis mulle varem ei meeldinud, hakkab mulle täiega meeldima, sellepärast, et just tema kuulab seda muusikat, see fännab seda muusikat. See oli minu jaoks suur üllatus. Ma mõtlesin, et sellist asja ei või juhtuda. Pigem ma võib-olla nagu reversed, et see nagu lükkab eema. Ei, täiesti lollakas. Ühesõnaga, ma ikkagi arvan, et pigem tunded ja emotsioonid ajavad ka sul see ajukeemia sassi ja siis sobivad kõik asjad. Et see on ka fenomenaalne. Ja ma olen ka olnud kohtades, kus sa ütlesid Palile, et sul käis õudselt närvidele, et seal käis ma olin Mehhikos, me kõrval oli peo siis selline lounge või selline ala kohe hotelli kõrval. Hotell oli imeline, kõik see oli pärl. Ja seal käis see tümps, tõesti hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni. Ja siis, kuna see koht mulle nii meeldis, ma keeldusin sealt mujale kolimast, siis ma harjusin selle muusikaga ka järsku ära. See oli täiesti fine. Ja ma mõtlesin, et see ei ole võimalik, et see mürafoon ei hakanud mind häirima sellepärast, et mulle meeldis midagi muud. Mis ma tahan öelda, et tegelikult on võimalik ka vastupidi. Tuleb osata ennast häälestada õigele lainele. Siis käivad need taksojuhid kah. Ma alati mõtlen, et ma elan üle selle väikse sõidu. Et pole hullu midagi. Peaasi, et tema on õnnelik seal. Tuleb niipidi mõelda. Peaasi, et juht õnnelik on, siis me jõuame tervena kohale. Ilus lähenemine. Just. Aga see on lähenemise küsimus loomulikult. Väga tore, väga põnev oli. Kas meil jäi midagi puudutamata? Tahaks teada üks asi veel. Veel lõpetuseks. Et millist muusikat kuulab muusikapsühholoog? Mis on sinu selline praeguse ajal lemmik võib-olla, mida sa kuulad? Ütle kohe üks lugu välja. Jah, ma tahaks pärast minna kuulata. No ma võib-olla ei ütle ühte lemmiklugu, ma ütlen artisti siis näiteks, kes mulle tõesti on hakanud meeldima tänu oma tütrele. Tema on kuulanud viimased aastad väga usinalt
ja palju Billie Eilishit. Okay. Ja me oleme teinud selliseid autosõite, ta on mind ikkagi tahtnud väga kurssi viia kõikide lugudega, mis Billie Eilish välja on andnud. Ja me oleme kuulanud neid autos headest kõlaritest kõvasti autosõidu ajal. Ma olen saanud süveneda, mulle on pandud tekstid ette, et ma saaksin aru korralikult, millest ta ikkagi laulab ja mis ta sõnumid lauludes on ja niimoodi ja ma pean ütlema, et minust on väikest viisi saanud Billie Eilishi fänn. Nii et nüüd mu tütar läheb sõbrannadega, kohe varsti tuleb Stockholmis kontsert. Ma ikka pressisin ennast kaasa, et äkki te olete veel liiga noored ja niimoodi nad ei võtnud mind enam kampa. Aga ma tegelikult täitsa siiralt olen hakanud Billit armastama ka, see on lihtsalt näide praegu, eks ju, et mis see võiks olla, aga muidu ma väga armastan džässmuusikat, ma panen erinevas stiilis džässi ka kodus sageli, eks ju, no Raadio Tallinn pakub ju mõnusat repertuaari, ma ei tea, autoga sõites ja niimoodi, aga mulle see kuidagi, mulle see sobib, mulle mitte võib-olla väga keeruline ja improvisatsiooniline, aga head vanad klassikud ja nii ma kohe tunnen, et see on väga mõnus. Aitäh. Aitäh sulle, Tahali. Aitäh teile ka.